Mart, mul on hea meel, et sind siin oma kodus võõrustada täna. Ja me tahtsime natuke rääkida sellistest ülitähtsatest teemadest. Tegelikult meil on tulemas ülestõusupüha, mida inimesed nimetavad ka munade pühaks ja lihavite pühaks. Ja ma tahtsin sinu käest küsida, et kas sa oskaksid nagu inimesele lahti seletada, et mida see tegelikult tähendab, et mis püha see selline on, kas on selleks, et me saame mune kuksida ja šokolaadijänkukesi ära peita lastele ja üles otsida või mis tähendus sellel tegelikult on vaimulikult? No terve see asi on tegelikult seotud kahe juudi pühaga. Üks neist on paasapüha ja see kõige peamine püha. Ja juudi ajaloos on selline asi nagu paasatall. Ja kui me läheme tagasi Egiptusesse, kus see sündmus oli aset leidmas, siis seal oli viimane nagu nuhtlus nendest Egiptuse nuhtlusest, millega siis Jumal lõi Egiptuse impeeriumi, et nad laseksid Iisraeli minna. Ja see oli surmaingel, kes tuli hävitama kõiki esmasündinuid Egiptuses. Ja Jumala korraldus Moosesele oli, et ta võtaks talle vere, see pidi olema täiuslik tall, täitsa konkreetses vanuses, ja ta pidi tapma selle talle ja võtma selle vere ja määrima selle vere uksepiitade peale. Ja see oli märgiks surmainglile, kättemaksuinglile, et see ingel läheks sellest kojast mööda ja ei puudutaks neid, kes selles kojas elavad. Ja see on sümboolne, sellepärast, et see ette tähenduslikult nagu rääkis Kristuse lunastustööst. Tema on see tegelik paasatall, sellepärast, et igaüks meist inimestest oleme oma elus Jumalast mööda elanud. Hoolimata meie püüetest või isegi kirikus käimisest, meil ei õnnestu ennast ise täiuslikuks teha. Me võime rääkida, et me järgime kristlikke väärtusi või et me hakkame paremaks ja surume alla halbu asju oma elus ja arendame häid külgi. Aga selleks, et saada Jumalale meelepäraseks, sellest ei piisa. Ja peale kõige hullem on see, et me ei suuda oma kurjuse või rikutuse tõttu tekkinud kahju heastada ja me ei suuda isenest muuta. Ja nüüd keegi, kes on vaja kedagi, kes hoiaks selle meie õiglaselt tuleva kohtu meist eemal, sest kui see kohus tabaks inimesi, inimkonda ja seda planeeti õiglaselt, nii nagu meie teod väärt on, siis ei jääks siia enam kedagi alles. Sest et inimene, kelle teod ja otsused ja valikud lahutavad teda Jumalast, viivad teda Jumalaga vastuollu, see inimene on valinud endale surma meeleheites, üksinduses ja Jumalast üllatuda. Et Jumal ei taha kedagi, kes teda ei taha. Ja kui inimene temast lahti ütleb, siis Jumal ütleb hea küll, et see on sinu valik. Aga tulemus ei ole paraku selline, kui inimene ise loodab. Et see on üks väga kibe lõpp. Ja nüüd sellepärast, et inimene ei ole võimeline seda kohtuotsust kandma. Ja siis, kuna siis edasi ei ole enam midagi, meil ei ole, kui me sureme hüljatuna ja surmas oleme lahutatud Jumalast, see tähendab ka ühtlasi igavest lahutatust Jumalast. Ja see tähendab, et meie jaoks lugu edasi ei lähegi üldse. Me jäämegi alatiseks kurjuse, surma ja pimeduse kätte vangi. Et seda nagu ära pöörata, siis Jumal tuli ise ja võttis inimese näo. Ja leiti inimese sarnasena, ütleb kiri. Ja ta elas meie keskel ja näitas meile kahte asja. Ta elas meie keskel nii nagu Aadam oleks pidanud elama, nii nagu inimene tegelikult oleks pidanud elama. Ja teiseks ta näitas meile, milline on Jumal. Ta rääkis meile temast, missugune ta on ja ta ise tegutses vastavalt, tõestades oma tegudega, et tal oli meelevald arvata selle asja kohta midagi. Ja nüüd ta võeti ülekohtuselt kinni, ta muutus poliitiliselt ebamugavaks ja ta hukati vale süüdistuste abil sisuliselt, et ta ei olnud nagu nendes asjades süüdi. Ja teda õiglus jäeti kõrvale, lihtsalt ta pühiti süsteemi tee pealt eest ära. Aga tema surm, oma surmas, kiri ütleb, et talle anti haud ülekohtuste juurde. Ja nüüd ehkki tema ei olnud ülekoht teinud, ta ei pidanud üldse seal olema. Ja nüüd ta võttis seda kannatades
Ühesõnaga, ta võttis osa sellest meie ülekohtust, millest me iga päev osa saame. Ja sellest meie lõpust nii-öelda. Ja talle sai osaks selline surm, nagu oleks meile kõigile pidanud osaks saama. See on siis häbistav, alandav, jumalast hüljatud ja üksindus minemas pimedusse. Ma ei kujuta ette, milline tunne võis Kristusel olla, kes on oma mäletamatutest aegadest saadik on lähedases osaduses olnud isaga. Ja kui ta äkki see ühendus katkeb ja Jumal läheb eemale ja teda enam ei ole. Ja see on niisugune vapustus, et risti löömine on juba toimunud. Ja ometi siis risti peal paneb see teda kisendama, mu Jumal, miks sa mind maha jätsid. See on niivõrd suur vapustus ja see on niivõrd suur hülgamine. Aga see juhtus ainult selleks, et ta saaks surra meie asemel. Ta pidi surema nii, nagu meie oleksime pidanud surema. Ja selle tõttu on see surm ka lepitussurmana kehtiv meie eest, kui me seda tahame, kui me appelleerime ja selle alla läheme. Nii-öelda juriidiliselt ennast selle alla tahame asetada. Ja ülestõusmine on sellele järgnev, selles mõttes, et kiri ütleb, et ei ole võimalik, et surm oleks teda kinni hoidnud. Sest et surm ei ole suurem kui Jumal. Ja nüüd Jumal läkitas, teda laskis ta surra ja laskis tal ka pärast surma minna sinna, kuhu inimene peaks minema pärast surma. Ja ta seal kuulutas kõigile, kes seal enne olid olnud samamoodi, andes ennast tunnistust ühel või teisel viisil. Ja siis, kui need 3 päeva ja 3 ööd said täis, eks ole, see aeg sai täis, siis Jumala vaim läks alla ja äratas ta üles ja ta tõusis üles uuesti ja sellest nagu sündiski kristlus. Et ta ilmus jüngritele, teda nägid siis kõik nii naised kui ka need jüngrid, ka apostlid, eks ole. Ja ta nägid tema taeva minemist ja ta oli pärast surma või ülestõusmist, oli veel 40 päeva nendega koos, õpetas neile Jumala kuningriigist asju. Et seda ei seleta kuidagi meelepettega või lihtsalt nagu hallutsinatsioonidega. See on natuke liiga süstemaatiline selle jaoks. Aga ülestõusmispühad on nüüd niisugused pühad, mis on nüüd kiriku kalendris, nad on moodustunud 2 eri asjast. Üks on tegelikult selline kevadine viljakuspüha, mis on täiesti paganlik asi. A teine on paasapüha. Ja need on natukene erinevatel aegadel. Aga kuna kirik 3. sajandist Kaia kirikukogust alates, siis võttis omaks nii-öelda need kristjaniseeritud pühad niisugusel kujul, siis me peame nii seda kannatusnädalat kui ka ülestõusmispüha just sellel ajal. Kiriku kalendri järgi niimoodi, siis me tähistame neid sellel ajal. Kas see on nüüd õige? Ja algselt nendel pühadel on hästi konkreetne nagu kuupäev. See on väga selgetel kuudel on see asi, et need päris ei ühti oma vahel. Et see on, minu meelest see on diskussioon, mis kogudusele kirikul tegelikult sisemiselt alles ees seisab. Mõned arvates ei ole sellest midagi, teised arvavad, et on väga midagi. Aga see on omaette teema. Aga see püha, mida nüüd siis ütleme läänemaailm tähistab ja nimetab seda põhiliselt ikka vist lihavõtte pühaks ja munade pühaks, et siis tegelikult see on see lugu Kristusest, mitte midagi muud, vaid ta läheb sinna sügavale, ta läheb sellesse lunastusse, mis Kristus meie eest teostas ristil. Aga mina mäletan oma minevikust enne, kui ma Jumalaga kokku sain, et ma ei saanud aru, mis asja see tähendab. Ma tõepoolest ei mõistnud, mida tähendab lunastus, mis tähendab, et keegi suri ristil, mismoodi see mind puudutab. See on selles mõttes väga lihtne, et kui meie teeme mingisuguse, jätame tegemata või teeme midagi halba, näiteks jätame tegemata midagi, mida me peame tegema, teeme selle asemel midagi kurja, siis selle tulemused on reaalselt mõõdetavad, need on käega katsutavad. Kui ma varastan kelleltki midagi, sellel inimesel jääb see puudu tema elus. Ta peab selle korvama kuidagi. Ja see paneb teda pingesse, tema ressursid ja tema arvestused lööb see segi. Ja samamoodi, kui me mõrvame näiteks kellegi, siis me võtame ära tema kõik, mis ta oleks võinud olla, edasi teha, arvata, olla, saada, kõik need mõjud, mida ta oleks kellelegi võinud avaldada. Ja see kõik progress, on nagu geomeetriline progressioon, see suureneb ajas niimoodi järsult. Ja kogu see mõju niimoodi ühesõnaga lahkub maailmast äkki. Me oleme terve tohutu arengu seisma pannud. Me isegi ei tea, kui suureks see mõju võib paisuda. See tegelikult võib tohutu olla. Ja nüüd miski seda reaalselt mõõdetavat kahju peab neutraliseerima miski.
sest maailmas on kõik asjad omavahel seotud. Ja kui me nüüd paneme ühe kaalu poole peale nagu midagi negatiivset, siis teise poole peale peab panema mingisuguse restitutsiooni või siis karistuse või midagi, mida siis reeglite kohaselt saab, millega saab seda lepitada. Nii et need on tegelikult palju olulisemad asjad, kui me isegi nagu arvame, sellepärast, et lepitus kui üldse või restitutsioon või heaks tegemine, see on seadustega ette nähtud, eriti just Vanatestamendi seadused räägivad sellest päris palju. Ja mõte on selles, et näiteks kui leitakse keegi, kes on mõrvatud ja ei teata, kes seda mõrvas, eks ole, uurimine ei vii kuhugi, siis on Vanas Testamendis korraldus, et lähimast linnast tulevad linnavanemad koos preestriga ja võtavad ühe mullika ja tapavad selle mullika seal, murravad selle mullika kaela selle sama tapmiskohal ja pesevad selle mullika veres käsi ja ütlevad, et Jumal lepita see süü, võta vere süü ära meie pealt. Et lepita see maa ära, et maa ei roojastuks. Meie ei ole seda teadlikult teinud, see ei ole olnud meie otsus, see ei ole meie kui rahva tahe. Et ära loe seda meile süüks. Et sellisel juhul see on konkreetne protseduur, mis võtab süü ära selle maa pealt. Aga kui süü jääb niimoodi ära võtmata, näiteks nagu meie ajas on see täiesti võtmata, kui meie teeksime sama protseduuri, siis nüüd tänu Kristusele, kes tegelikult ka suri ja üles tõusis, nüüd me ei peaks enam kedagi tapma, sellepärast, et juba on keegi tapetud. Ja asi on selles, et Kristus reaalselt mõrvati, täiesti reaalselt, mitte teoreetiliselt. Ja sellepärast ei pea nüüd enam kedagi teist tapma, sellepärast ei pea mind tapma ega sind tapma. Sellepärast me saame lahtis. Need karistused on reaalsed ja selles mõttes see restitutsioon, see, mis teise kaalu keele peale tuleb, peab olema vähemalt sama reaalne.